Tere õhtust, sõbrad! Kell on kohe saamas 9 ja ma päris ausalt ei tea, kus kohas ma olen. Lugu nimelt selles, et Tõnu kirjutas, ütles, et tema läheb perega metsa, kutsub sõbrad kaasa, kes tahab tulgu. Võib-olla selle video mõte ongi selles, et kas on mõtet üldse minna metsa 14-15 tunniks. Täna on reede õhtu ja homme 12. pean hakkama juba tagasi startima kodu poole. Kogu selle laagri platsi ülespanek, siia sõitmine, mõne tunni pärast juba magama minek. Kas see kõik on seda väärt? Mina arvan, et on, sellepärast ma siin ka olen. Ma loodan, et nad kuskil siin pool vähemasti on. No, varsti hakkab asi muutuma kahtlaseks. Aga ma ei saa siin ümber ka keerata nagunii, nii et vaatame. Okei. Nii, 2 mintsa. No, on ikka suhteliselt valesti. Ma isegi ei tea, kuhu mina pean. Ma näitan. Ma ei tea, palju siit nagu näha on, aga see on suunaga sinna poole. Ehk justkui võiks olla selle täpi juurde. Aga 1,7 kilomeetrit siin metsa vahel niimoodi. No ma ei tea, nii kaugele oleme tulnud, et siis sõidame edasi. Mis ikka valesti minna saab? Vaatan kaarti ja olen jumalas kindel, et see on täiega vale koht. No õhtust. Kuule, ma olen pool metsa läbi sõitnud. Ma pole elu sees nii palju väiksel metsateed sõitnud. Aga ma ikka ei tea, kuhu tulla. Ja tead, mul tuli veel üks mõte pähe. Lase korra signaali. Siis ma olen siin selle suure kruusatee pealt. Ma ühest metsatukast tulin välja ja teise lähen. Oota. Kuulsid? Me kuuleme siin. No selles mõttes, et ma arvan, et see on üle tee ja siin on kuskil metsa vahel, aga ma olen siin pool tundi juba ukerdanud. Igast suvalisest tee otsast ei taha enam sisse keerata. Okei, sest see Google Maps paneb see kuradi aia tee peal. Jaa, ma arvan küll, et võta Maa-amet lahti ja need sama koordinaat viska sisse, siis saab kõige lihtsam. Okei, kuule ma proovin sealt kaudu. Ja midagi on siis sellist, kui vajad tuleme päästma ja nii edasi. Tavai, teeme nii. Tšau. Ühesõnaga, mis me siis teada saime, oli see, et nad kuulevad mind, kuskil nad siin lähedal on. Google Maps paneb jumalast aia teibeid, neid väikseid teid siin peal ei ole. Et nende järgi sõites pole õrna aimugi, kuhu välja jõuab. Tõnu pakkus, et võtta siis Maanteeameti kaart lahti ja vaadata neid väikseid teid. Et ilmselt see siis ongi mu järgmine parim pakkumine ja nii teemegi. Probleem number 2. Siin pole ju levi, mida ma teen selle Maanteeameti kaardiga. No, see arvab, et natukene sinnapoole veel ja siis uuesti metsa, siis no ma ei tea, vaatame, proovime. No selle järgi peaks kuskil siit keerama metsa sisse. No kus kuradi kohast? Siit siis äkki.
ei no aga ei ole ju ühtegi seda for fuck's sake no. Mul on vaja saada sinna metsa sisse. Aga siit ju ei lähe ühtegi teed. Praegu on küll tunne, et ei saa edasi ega tagasi. Nii, katse number 2. Nüüd me Tõnu andis õiged teeotsa koordinaadid, kus tuleb kruusatee pealt ära keerata. Ja see aitas mind palju rohkem edasi. Sellepärast, et ennem see Maps pani selle maanteel oleva koha täiesti suvalisse kohta. Järgmine kord teab, tuleb paremini. Kus ma siit läbi maun? Ai, mu auto küljed. Ai, see ei ole üldse mõnus. Aga no, see autolegi mõeldud kasutamiseks, aga mis siin ikka? Kohal. Kutsu ja auto ja vahepeal on kell saanud 1 ja viimased paar tundi ongi möödunud võrdlemisi sarnaselt, et oleme lihtsalt istunud ümber lõkke ja rääkinud juttu, muljetanud. Alustasime seda videot mõttega, et kas maksab selle poole päeva mõne tunni pärast sõita teisele poole Eestit, panna see telk ülesse, veeta need tunnid ja homme sama targalt see kogu krempel kokku korjata. Aga ma olen küll seda meelt, et ikka see kõik on seda väärt ja see on ainult tahtmise küsimus. Selline teistmoodi on istuda siin värskes õhus sarnaselt mõtlevate toredate inimestega ja lihtsalt veeta seda aega. Nii et. Aga nüüd on aega magama minna, nii et ja tööd ja näeme siis juba hommikul. Ei saa veel magama minna. On ilmnenud probleem, mille ilmnemine ei olnud üllatav, aga mille peale kiiruga siin ennem rapsides ei mõelnud. Tagantjärgi on see ju ilmselge. Ja probleem on selles, et ma ei jätnud sammalt ahju alt ära kraapimata. Ma panin küll tule teki mõttega, et see aitab. Aga nagu näha, siis ma ei tea, kui hästi siit peale jääb, aga siit alt kõik suitseb. Selline asi oli siis mul telgis. Kõige suurem probleem on likvideeritud, aga ikka on asi veidikene kahtlane, sellepärast, et otseselt see samal enam ei põle, aga ma ei tea. See julgus siin tuimalt ahju kütta on võib-olla vähem, kui ta varem oli, aga ma arvan, et saame hakkama. Aga loo moraal või õppetund edaspidiseks on see, et jah, kõigepealt tuleb ahjualune puhtaks teha, punkt 1.
Ja teine on see, et võib-olla peaks siia ahju alla vaatama mingisuguse rohkem isoleerivama materjali, mis toimib vähe paremini ja ei anna seda vahetut kuumust siis maapinnale edasi. Aga ma arvan, et võime nüüd telgeuksed kokku lapata ja proovime siis lugeda õhtu lõppenuks ja vaatame, ehk ei ole mingisuguseid elavusi siin keset ööd. Katse number 2 hommikul siis head ööd. Tere hommikust. Kell on 7:30. Väljas on 1 kraad. Tuld loomulikult enam ei ole. Selline see hommik tavaliselt on. Esimese asjana ajad siit väikselt käe välja ja üritad siia ahju mingisugused halud sisse saada. Loomulikult ma kaotasin eile ära oma ainukese süütekuubiku, mis tähendab seda, et süütamisega on natuke siin probleeme, aga selle samba peal siin ei tee ka. Aga vaatame, äkki läheb. Kuigi tegelikult ma arvan, mul on isegi suurem probleem. Ja see suurem probleem on see, et mul ei pruugi tuli põlema minna. Siis ma unustasin tikud maha. Mul on see gaas. Joppas. Nii. Ja nüüd ei ole muud kui oodata. Vaikselt hakkab soe juba. Aga selline see hommik siin telgis siis on. Vaikselt ärkab. Peaks hommikusöögi peale mõtlema. Mul tuli meelde, et ma ostsin küll eile süüa. Peekoni viilud. Aga pann ja peekon mõlemad on autos. Nii et tuleb ikka sinna välja külma kätte minna. Aga sellise 1 kraadiga selline väike ahi teeb siukse 10-15 mintsaga olemise juba väga mõnusaks, et enam ei ole ka väga ebamugav olla. Mõned minutid veel ja saamegi selle päevaga pihta hakata ja välja ronida siit. Ja, no mis see on? Kell saab 9 minuti pärast 8. Tähendab seda, et 4 tunni pärast tuleb see üritus kokku pakkida ja kodu poole sõita. Ehk kas ma täna hommikul olen endiselt seda meelt, mis ma olin eile, et maksab sõita siia teiselt poole Eestit, siis praegugi ärkad. Linnud laulavad, tuli kohiseb. Ma arvan ikka, et tasub. Ongi kätte jõudnud söögi aeg. Ostsin eile siis selliskraami. Mõtlesin hommikusöögiks peekon on hea. Kuidas seda teha? Mul on see ahi. Ja ma olen ostnud sellise toidukomplekti omale Decathlonist ja ma tean väga hästi, et üksi metsas käies ei ole üldse nii palju vaja, aga see on 4. komplekt. Siin on pann, taldrikud, pott, tassid, noad, kahvlid. Et kui ma metsa tulen, siis ma ei pea üldse mõtlema selle peale, et palju meid seal on,
kas mul on kõik söögiriistad kaasas või ei ole, sellepärast et lõikelaud, igasugused pannilavidad, noodkahvlid, kõik on siin komplektis olemas. Auto veab ja ongi erinevad stiili käimist. Sul ongi siuksed ultralight tüübid, kes võtavad omale tavaari selga, lähevad ja jalutavad. Nemad loomulikult omale siukest panni kaasasid asja, on ju. Aga kui on selline mõnus laagerdumine, nagu meil siin täna on, auto veab kogu selle kraami kohale ja eesmärk on lihtsalt veeta mõnusasti aega, siis see 4. komplekt Decathlonist on rohkem kui küll. Aga ma viskan siis oma panni tulele ja peekoni sinna peale ja teeme selle hommikusöögi ära. Selline see siis sai. Õnneks siin metsas laagerdudes kõik maitseb hästi. Ja kui ei maitse, siis lahendus on lihtne. Tuleb natuke oodata, kuni kõht tühjemaks läheb ja küll ta ühel hetkel maitsema hakkab. Aga ma võtan need peekonid kaasa, lähen vaatan, kes veel siin laagriplatsil ringi tuiab. Mul on soe söök olemas. Miks mitte seda ka teistele pakkuda ja ehk siis pärast teised pakuvad oma head paremat täpselt samamoodi vastu, et selline see laagri elukord on. Ja keda mina näen, Tõnu on ajanud ennast telgist välja. Näe Tõnu, ma tõin veel peekonit. Mis sa arvad sellest? Hommikul teed silmad lahti ja naabrimees telgist tuleb praetud peekoniga. Ma panen. Mul on õiged naabrid valinud. Muud ikka öelda. Jaa. Oot, aga head isu meile ja jätkame siis hommikust laagerdumist. Aga mis siis laagriplatsist järgi on jäänud? On enam-vähem selline lugulaul. Kõige suurem kahjustus on just nimelt see ahjualune. Aga paneme selle sambla ilusasti tagasi. Jusku poleks meid siin olnudki. Siin on näha see kuuma kahjustus. No okei, võib-olla see lugu, et päris üldse pole olnud, ei vasta tõele. Aga laagerplats on jäänud endast puhtaks, prügi kõik on kaasa võetud, võimalikult palju üritatud loodus säästa. Aga kui asjad on koos, siis ma näitan, mis ma veel akujaamaga teen, et järgmine kord oleksid asjad ilusasti laetud ja valmis kasutamiseks. Laadimisest rääkides, vahepeal olen koostöös Energiakaubamajaga saanud endale sellise akujaama, mille nimeks on EcoFlow River 3+. Ja sellest siis järgmistes videodes räägib lähemalt, aga mis see praegune eesmärk on täpselt nii, nagu rääkisime, et see valguslint sai siis eile õhtul tühjaks ja see väikene lambikene põles mul telgis. Ja muidugi hea on ju see, et järgmiseks korraks lähed, siis on kõik asjad täis laetud. Ja loomulikult ei pea neid kõiki asju laadima siin akujaama küljest. Aga hea ju, kui on asjad olemas ja miks mitte laadida need ennem järgmist kasutuskorda täis. Arvan ise seda, et sellisele minusugusele metsas käijale see, mis ta oli, 200
80 vatt-tundi on täpselt paras. Laed kodus selle täis, võtad nädalavahetuseks metsa kaasa, saad omal arvutid laadida, telefone, valgusteid. Ideaalne. Päikselisel silmal 60-vattine päiksepatarei ka veel. Ja muidugi lisaks on, mida teistel akujaamadel ei ole, on selline väljavõetav akupank. See siis peaks olema 5000 milliamprine. Tal on olemas ka see puutavaba laadija, aga kus mu telefon on? Hea küsimus. Ei teagi, kus mu telefon on. Ai, tean ikka. Et teoorias väga lihtne, paned niimoodi laadima, aga olgu öeldud, et sellisel puhul see laadimisefektiivsus on oluliselt väiksem. Ehk et metsas olles, kui energia on oluline, siis ikkagi soovitan panna juhtmega ja siin on see, et see juhe tuleb kohe kaasa ja praegu on tegelikult selline olukord, et kuna siin on üks USB-C ja 2 USB-A-d ja mul on 2 USB-C juhet, siis tegelikult ongi selline olukord, et ma ei saanudki 2 lampi laadima panna, aga sellest pole probleem. Üks laeb siit akujaamast, teine laeb otse, pärast viskan selle akujaama külge, laeb see ka ennast täis. Nii et kogu nädalavahetuse energialahendus. Nii et aitäh veel kord Energiakaubamajale. Hakkame ka järgmistes videodes ja metsas käies vaatama ja tutvustama. Nii et eks ma siis oskan oma kogemusi rohkem jagada. Praeguseks aga pakib selle laagri kokku. Ja kui video algas selle mõttega, et kas tasub sõita teisele poole Eesti otsa selleks, et tulla mõneks tunniks metsa, siis ma olen endiselt seda meelt, et tasub. Ja näeme juba järgmistes laagrites. Tšau!